Aitäh! Kas ma sain õigesti aru, et teil on lugu rääkida selle etendusega seoses? Aitäh! Ja nagu Tõnis Kõrvitski ütles, et me pigem nagu tahaksime, et teie tantsiksite meile ja siis me saame nagu selles keeles kõnelda. Kirjutaks teist. Aga nüüd me võtame siis ennast kokku ja katsume siis rääkida ka. Mõtlesin, millest rääkida. Kõik mõtlesid, kes pidid rääkima. Mõtlesime, et räägime protsessist. Et me oleme siin kui üks kaasaegse tantsu näide, et räägiks, kuidas meie seda etendust tegime. Ja kuulates siin eelkõnelejaid tuli sõna võrgustik nagu sellisena meid kõnetavana sõnana välja. Ja protsessi käik, seal võiks jagada tinglikult 3 osaks. Et kõigepealt saime telefonikõne, midagi oli vaja teha. Me oleme 9. klassist saadik koos olnud. Me pole ühtegi asja nagu siiani vabatahtlikult koos teinud. Esimene sõna, koostöö. Kas me ilma 3. inimeseta suudame koostööd teha? Ja äärmiselt raske on olla laval inimene. Et nagu te enne nägite, et me suudame teha igasuguseid evolutsioonilisi trikke või konnakarpe, aga siis mingil hetkel sa jõuad inimeseks ja siis on su käed üsna tühjad, sest näita midagi, me kõik oleme ju inimesed. Ja kui me eile hakkasime seda tegema, seda mõtlema, et kuidas me teeme, siis meie evolutsioon tuli selline, et evolutsiooni algetapp, seda, mida te praegu nägite, inimesed ja linnud. Ja see on meie evolutsioon selles etenduses. Me õudusega avastasime, et meil ei inimesena ei tulegi midagi, vaid inimene lendab linnuks nagu, ja ongi. Tema hüppas nüüd teise etappe, mida ma tahtsin rääkida. Mis meil oli kokkulepe. See on meie tööprotsess. Nii me töötame. Elav näide. Nii, ja esimene etapp tagasi. Ehk siis nõutud, nagu me oleme, karakterit ei ole, oleme sina ja mina, ja mis on kõige kergem, otsida kostüüm. Pane midagi selga. Meil ei ole leiti, mis meile mõlemile korraga sobiks, nii et vaatajal oleks hea vaadata. Ja siis me läksime Estoniasse alla kostüüme vaatama, mõlemad oleme balletikooli haridusega ja Kaja sobis igasugustesse sellistesse tutudesse need balletiseelikud ja siis ta nägi välja nagu alaealine ja mina olin parasjagu oma 3. lapsega maha saanud ja siis mina nägin välja nagu üleealine. Me kuidagi ei sobinud oma vahel. Ja kui me need kleidid lõpuks leidsime, oli mateeria olemas, mille peale midagi teha. Mina viisin kleidi koju, andsin oma lastele ja lapsed hakkasid, nagu me siin ennem nägime, hakkasid siis mind õpetama. Ja mis vormid sealt kõik tulid, seda te võisite siin näha. Päris nii see ei olnud, ma natuke liialdan, aga midagi sinnapoole. Nii, nüüd sa pidid muusikast rääkima. Minul oli, tegelikult kui ma siin pealaspidi olin ja suutsin oma vereringe värisema ajada, siis minu ülesanne, kuna Mari sõitis jälle Taani ära, oli ülesanne nagu, kuna meil oli idee muusikud liikuma panna. Ja meiega koos oli veel bänd lava peal, Una Korda, kus on siis harf, klavessiin, kannel ja flööt. Ja sellele muusikale on originaalmuusika kirjutanud Monika Mattiisen. Ja minu ülesandeks jäi muusikud tantsima panna, mis alguses tundus absoluutselt võimatu, aga ma sain tohutult hea kogemuse sellepärast, et kui sa paned nagu võimlemisharjutusi tegema ja paned nagu liigutust tegema, siis nagu sa ei tule selle peale, et kui tavainimest panna liigutust tegema, sa pead talle kujutluspildi juurde rääkima. Mari oskab seda, mina ei teadnud seda siis veel. Ja kuna teda ei olnud, siis ma panin kõigepealt need muusikud võimlema. Ja pärast me rääkisime kujutluspildi ja siis nad muutusid elusaks ja väga nagu rikastasid etendust oma liikumisega. Seda ma tahtsin öelda. Nii, mina olen see, kes vormist räägib. Vormi juurde tagasi. Teine osa. Olime teinud ära siis need karabeelised ja asja, mida te nägite ja jõudnud siis oma sellise kaheldava inimese kujuni. Kuidas me selles lahendame? Jätsime lahendamata. Ei, me võtsime need voralimaalid, sest Mari tundis, et ta ei suuda nagu inimest teha ja siis ta võttis maalid appi ja ta leidis sealt endale sinise naise ja mulle punase naise, mis olid meie nagu inspiratsiooni allikaks karakterina. Karakterina, jah. Okei. Sest minu lugu läheb sealt edasi, et mina hüppasin nagu sellest üle
ja mina mõtlesin, et kuidas veel, et oled laval ja me evolutsioonis nagu lähme järjest väiksemalt suuremale, et kuidas sa veel suuremaks saad. Ja siis ma läksin Kuusiku lennuväljale ja ostsin 750 krooni eest langevarju. Ja panin selle siis saalipõrandale maha. Ja Kei ehituskaupadest pulgad. Jah, Kahemeetrised. need on need tühjad hülsid, millesse paned elektrijuhtmed, 2 meetrit pikad kummagid. Nii, panin need maha, vaatasin, 4, 5, mina ka. Nii, lõikasin niisuguse sobiva tüki välja, panin selle endale selgaks ja lehvitama. Ja sealt siis tuli selline liblikas lind, ingel, mis iganes inimesed, kelle lugu sealt iganes hakkas ketrama. Mis on suurem kui inimene füüsiliste parameetrite järgi? Ja siis oli mina valmis inimese juurde tagasi minema. Ja siis inimese me lahendasime barokkajastus, et me võtsime ikkagi mingisuguse stiili, me võtsime midagi, mis oli enne meid nii öelda. Et igatahes see inimeseks olemise etendus on meil tegemata. Jah, ja ETV need prillidoosi sirmid olid meil ka, mis kujutasid barokkaeda, liikusid ratastel. Me tahtsime veel sellist vägevat lavakujundust, et kuna meil oli klavessiin, väga kaunis klavessiin, neil on teadusesti maalitud, taevake, meil on aeg otsas. Klavessiin on selline maalitud ja siis me tahtsime, et paneme need saarekeste peale ja terve lava ujub, kõik ujub, nagu te näete, et seelikus käid, siis ka nagu ujud. Ja loomulikult me ei tulnud sellega toime ja siis selle asemel saime telest prillidoosi sirmid ja panime rattad alla ikkagi lava ujus. Ja need 3 sõna, millest me mõtlesime, et me räägime, milleni me jõudnud olid, inspiratsioon, vaimustus ja koostöö.